need samad suured kirjud liikuvad asjad, need on juba lahedad ja ma mõtlesin, ma teen ka ühe sellise raju slaidi, et liigub ja on üks tekstid ja värv on hea ja kõik on jube super cool. Et see nüüd demonstreerib seda, et ma oskan ka tehnoloogiat kasutada ja olen innovatiivne inimene. Et põhiprobleem siis siin on kellad ja viled. Et see seostub tagasi selle number 2 slaidi peale, mis on sisu, ehk siis sisu puudumist üritatakse peita mingi tehnoloogilise lahendusega. Et tehnikat kasutada, selle asemel, et kui siin ütleme, oli juttu Uusmaa puhul, et sisu kirjutada on jube raske, siis oluliselt lihtsam on maksta kellegile natuke raha, et saada mingi ajaks või flash või muu vigur sinna, mis liigutab ja öelda, et nüüd ongi cool. Et üldiselt, kui me räägime keskmisest veebist, siis igasugune liikuv asi, mis on teksti kõrval või juures, võiks olla keelatud. Enne ma rääkisin just Paabuga Ekspressist ja tema ütles, et tema on vist kõige suurem Flashi vihkaja Eestis. Ma täiesti 100% Flashi vihka ei ole, sellepärast igal vahendil on oma kasutused. Aga kui me räägime mingist liikuva objekti või Flash asja panemisest veebi, siis selle peaks ära põhjendama läbi selle, kuidas see kasutajale head teeb ja läbi selle, kuidas ta aitab neid eesmärgi kroone kokku ajada. Ja siin siis tegelikult selle slaidi peal on kirjas avalehe intro. See on üks asi, mis hakkab üha rohkem ja rohkem kaduma. Aga ütleme, siin Audi näites, kui see avalehe intro on hästi taotluslikult üks suur pilt mingist vingest mudelist, sellel on ilmselt põhjendus taga ja seal tõenäoliselt on ka mingid eesmärgi kroonid taga. Aga tihti on avalehe intro lihtsalt rudiment brosüüri ajastus, kui see siis nagu kujutab endast esikaant. Kõik asjad, mis liiguvad ja vilguvad, vähendavad lugemiskiirust, seda, kui palju meelde jääb ja mingi kolmas mõõdik on veel lugemisel, kiirus, kui palju meelde jääb ja arusaamine, jah? Et rohkem mõõdikut lugemisel ei ole ja kõik liikuv, mis sul perifeerias töötab, segab sul siis teksti omandamist veebis. Ja üldiselt on siia veel kirjutatud bänneri pimedus, mis tähendab seda, et üldiselt inimesed kipuvad vältima asju, mis liiguvad, sest nad on harjunud sellega, et liikuvad asjad on jama, millel ei ole mõtet klikkida. Siis nii palju siis kelladest ja viledest. Ja järgmine tükk on siis see, et kuidas kuhugi välja jõuda. Ehk siis selleks, et selle sisu vahel liikuda, peaks sisul olema 3 omadust. Lihtne, see tähendab seda, et ta ei ole kasutajal ootamatu. Kasutaja tunneb ära, et see on navigatsioon, see vist umbes nii peaks töötama, ta ei pea leiutama ega mingit õppimisprotsessi ette võtma, et seda veebi kasutada. Arusaadav tähendab seda, et igasugused navigatsiooni elemendid, mis siin kuhugi edasi viivad, peaksid olema iseenesest mõistetavad. See tähendab seda, et kui me võtame ta kontekstist välja ja paneme seina peale ja küsime siis mingilt kolmandalt inimeselt, et mis selle lingi taga on, siis teoreetiliselt võiks vastus olla lähedal sellele, mis seal taga oodata on tegelikult. Ja järjepidev tähendab seda, et kui inimene mööda veebi ringi liigub, siis igal hetkel ta teab seda, kus ta on, kuidas ta sinna sai, kuhu siit minna saab. Ja siis see hädaväljapääsuna või emergency exitina, kuidas avalehele saab, et kui ta kõik nagu vussi läheb, siis ma lähen avalehel tagasi ja vaatan, kas ma saan äkki uuesti alustada. Kuigi see on väga ebatõenäoline käitumine. Siis navigatsioonist edasi minnes on see, et kui meil on sisu paigas ja navigatsioon ja kellade ja viledega inimesi väga ära ei heiduta, siis väga tihti on veebides selline asi, et pannakse üles tooteinfo, pannakse üles mingid asjad või mingid benefitid, miks see firma on hea, miks me oleme parem kui keegi teine. Aga inimene loeb selle läbi ja vaatab, väga huvitav ja kõik on küll hea asi. Aga kõige selle jutu lõpus tuleks inimesele öelda, mida teha. Selles mõttes see teha võib olla e-poes, et osta, lisa ostukorvi. Ta võib olla liitu uudiskirjaga, saada hinnapäring, küsi lisainfot, aga see peaks olema konkreetne call to action,
et öelge inimesele, mida teha tuleb. Sest muidu ta ei ole fokusseeritud. Inimesed ei ole niimoodi puuri nagu trell sinna website'i, nüüd ma pean selle ära tegema ja nüüd ikka mõte liigub, tal on võib-olla lahti mingi 50 akent, kus vahel ta surfab, kuskil kõrval on MSN ja selles mõttes on väga abiks, kui talle konkreetselt ära näidata, et ta peab mingit ühte asja tegema sellel lehel. Edasi, kui ta nüüd tegema midagi peab, siis üldiselt tegemise kõige levinum väljund on mingi vorm. Ja vormide puhul on see, et eeldusel, et teil ei ole reaalselt tehing ei toimu seal taga nagu e-poes või ühesõnaga raha ei liigu, siis võiks olla võimalikult vähe välju. Kui raha liigub, siis peab olema neid ka võimalikult vähe, aga ilmselgelt on mingi arv välju, mida on vaja selleks, et rahalist tehingut teha. Iga välja puhul tasuks endalt küsida, et kui nüüd, kas ma olen nõus kliendist loobuma selleks, et see väli on kohustuslik ja kui klient seda kohustuslikku välja ei täida, kas ma sellisel juhul olen sellest kliendist nõus lahti ütlema. Et selle vormi peal on siin näiteks väga lahe kohustuslik väli nagu ja see siis on proovisõidule liitumise vorm autoveebist, siin ilmselt on aru saada, mis veebist, aga et ma üldiselt tahtsin liituda, või tähendab mitte liituda, tahtsin proovisõita erinevate autodega ja juhuslikult sattus mulle see ka ette. Ja sellel vormil on 18 välja, millest 11 on kohustuslikud, pluss siis see, et kuidas seda välja täitma peab, on küsitav. Ja mis hästi mõnus on siin all, on see taasta algandmed ehk tee tühjaks, et täidad 18 välja ära, siis mõtled, pagan, need vist oli sõbra andmed, et ma teen tühjaks ja alustan uuesti. Ja teine on siis see saada, mida siin isegi näha ei ole. Aga nüüd iva on selles, et kui te panete näiteks Wordi doki kinni või mida iganes, siis teie käest küsitakse save. Yes, no. See on meil varsti laias laastus rinnapiimaga sisse õpitud. Yes on vasakul, no on paremal. Siin on vastupidi, et täidame vormi ära, paneme, damn it, 18 välja on vaja uuesti täita. Et vormide puhul on see, et mida vähem, seda parem üldjoontes. Statistika, sellest ma rohkem ei räägi. Teil on üks jube lahes demo triali leht kuskil see materjalide vahel, aga peamine on see, et isegi kui te praegu ei tea, mida statistikaga peale hakata, siis öelge oma veebiinimestele, et Google Analytics või ükskõik missugune veebi analüütika vahend on vaja külge panna. Sellepärast, et kui te mingi aja pärast ärkate, et nüüd on vaja teha, nüüd on vaja vaadata, kuhu me minema hakkame, siis on väga masendav, kui ei ole mingeid andmeid, millel seda asja rajada.